Lampides ähvides kaamera ette saatejuht Piret Järvis. Tere õhtust! Kolmel järjestikusel laupäeva õhtul toob ETV teieni Eesti Laulu 2 poolfinaali ning finaali, mis toimub 3. märtsil Nokia kontserdimajas. Tänasest poolfinaalist pääsevad finaali 5 parimat laulu, mille väljaselgitamise juures on tähtis osa teil, head televaatajad. Oma lemmikloo poolt saate hääletada kas helistades või saates sõnumi. Aga lisaks teile ütleb oma sõna sekka ka muusikaproffidest koosnev žürii. Aga mis juhtub siis, kui näiteks 2 laulu on sama pulga peal? Siis saab kõrgema koha see laul, millel on rohkem just rahva hääli, nii et tõeline võim on ikka sinu käes, hea vaataja. Aga mis saab siis, kui keegi selle libeda lava peal selili käib? Siis ta tõuseb püsti, ma loodan. Aga mis siis saab, kui näiteks telemajas lõhkeb toru ja kogu lava on mingit solki täis? Ei lepime kokku, et solki täna ei tule. Eesti Laul 2012 esimene poolfinaal alustab nüüd. Aga pidage meeles, et oma lemmiku poolt saate helistada alles siis, kui kõik laulud on kõlanud, nii et veidi kannatust. Aga kohe on teie ees laul number 1. Janne Saar, Fight for Love. Janne Saar, Fight for Love. Fight for Love. Seesama esitus ja ka kõik järgnevad lähevad koheselt üles ka meie kodulehele aadressil eestilaul.err.ee. Seal saate oma arvamust juba nüüd avaldada ning detailid veel kord üle vaadata. Janne,
Räägi palun, milline on kõige kõrgem noot, mida sa julgeksid praegu siin Eesti Televisiooni otse-eetris ette laulda? Tead, ma olen kuulnud, et sa laulad ka päris kõrgeid noote. Aga mitte nii kõrgeid kui sina. On üks laul Koit Toome ja sinu lauldud, kus teise minuti umbes 58. sekundil sa ikka paned väga kõrge noodi maha. Kas sa saad seda järgi teha? Tead, see juhtus kogemata. Aga on levimas jutud, et sa oled vahepeal Ameerikas plaadilepingu sõlminud. On see nii? Jah, see vastab tõele. Vedanud. Mis firma see on, võid sa öelda? Beats and Produce. Ja millal plaati saab? Järgmisel aastal. Aitäh, Janne!